Tere sõbrad, me oleme Puhjas. Teate, siukest kohta Puhjas oli kunagi piilubaar. See piilubaari tagune ala, siin kuskil oli see piilu sealpool. Ja tulime siis tangiga, tegime ringi peale. Ma ütlesin tangile ka kuulsed sõnad, et Puhjas on atleete alati olnud. Ja kui on atleete, seal kus on atleete, seal on nõudlus. Ja kus on nõudlus, seal on ka välijõusaal. Ja siin tegelikult ütleme nii, et müts maha jällegi. Puhja kohalik omavalitsus, siin on korralik staadion, jalgpalliväljak, siin on väike jalgpalliväljak, korviplats, siin on võrguplats. Näed, siin on kõik redelid, siin on lõuatõmbekangid. Tegelikult juba see nurk siin on juba olemas. Ma ei hakka jälle teile uuesti näitama, kuidas lõuga tõmmatakse või mis selle redeliga teha saab. Redeliga saab väga palju asju saab teha, aga vaatame, hakkame siin järjest neid masinaid vaatama, mis siin praegu on. Nüüd on ütleme visuaalselt esmapilgul tundub, et on selline üsna tagasihoidlik masinapark, aga ära mitte kunagi hinda raamatkaane järgi. Et näed, siin on redel olemas jällegi, nagu sealgi, et siin need redeli variandid, mis sa siin redeliga teha saad? Ütleme, seesama lõuatõmbe asi. Väga hästi töötab. Siis on muidugi altaardes tõmme. Töötab rohkem biitseps. Siis on jalga saad siin teha. Ühele jalale, teisele jalale. Et igasuguseid selliseid variante. Vaatame teisel pool on siis rööbaspuu ja on ka selline asi, mida ma ei ole siiani üheski teises sellises spordiplatsil näinud. Ja see on siis selline kõhumasin. Siin uhketes spordiklubides on siin padjad, aga ma arvan, et Puhja siis omavalitsuste esindaja, siin olid kõik sportlased rivis, ütles, et poisid, mis te arvad, et siia me paneme teile kruvidega, paneme siia polstri ka, on ju seljatoele ka. Ja Puhja siis tigedad atleedid, te olete näinud filmis need pahalased, armilise näoga, kuule, ära pane seda patja, me oleme raudmehed. Ja siis okei, ma mõistan teid suurepäraselt. Siia me patju ei pane ja nüüd poisid saavad siin teha kõhtu. Näed, tõstad jalad ja tagasi. Tõstad jalad ja tagasi. Et ei ole, kus, võis olla küll. Kusjuures käed kipuvad ära libisema, siit kipuvad käed ära libisema. Ei ole mitte liiga tugevad masinad, vaid on liiga kuiv selg. Ehk kui sul on selja peal rasvapolstrit rohkem, küünarnukil siin käel selle osal, siis on sul oluliselt pehme. Kui sa oled siuke kondine, siis loomulikult kont vastu mingisugust metallkurikat, see ei ole nagu hea. Nii et ikkagi sööge, inimesed sööge, kasvatage endale selja peale siuke korralik liha ja see asendab täiesti vabalt siis seda puudu olevat polstrit. Mis siit veel teha saab siin? Jään teile vastuse, kui proovime ära, aga ma arvan, et triitsa siin teha on veits ohtlik. Sa oled siin, lähed alla ja lähed ülesse. Põhimõtteliselt ma saaksin selle nagu ära teha, aga selleks on kogemusi vaja ja päris lühikene inimene siia ei ulataks. Et triitsa saab sealt taga nende masinate peal ka teha. Aga nüüd läheb põnevaks. Masinapargis oleme siis jõudnud selle masina juurde, mis ma eeldan, et on siis surumise masin. See on alati niisugune huvitav. Vaata, kui sa istud uude autosse ka, millega sa veel sõitnud ei ole, veel mingi uus mark ka. See on alati see, et kuidas see masin nagu käib, kuidas see rool ja kang ja kuidas need nagu liiguvad. Nii. Ma pean ütlema nii, et masin jookseb hästi. Rind justkui töötaks, aga siin on jällegi see, et siin sõltub palju sul kehakaal endal on ja kui piki seeriaid sa teed. Et kui sa siin teed näiteks mingisugune 50 kordust, siis ta tegelikult juba seda rinnalihast mõjutab. Küünarnukid näiteks kaugemale suruda, küünarnukid kaugemal eemal, töötab rohkem rind, küünarnukid keha lähedal, töötab rohkem triitseps. Ja tagasi. Mul peaks triitseps praegu täitsa kuradi kuiv olema. Ma ütlen, ma olen siin kõvasti alla võtnud. Ja nüüd, kui ma surun, siis
see on see osa, kus peab nagu hullult triibutama. Triibutamistest otseselt ei ole, aga põhimõtteliselt see jala, vaat see on triipu ka natuke, aina. Midagi on, väga hea. Et aga kui sa tahad rinda, siis küünarnukid kehast kaugele eemale, hopp ja tagasi. Ainuke miinus on jah see, et ma ei saa väga sügavale minna, aga ma soovitan sul tegelikult, kui sa siin elad, ka tekita endale selline seljatoepadi, paned kaugemale, sa oled sellest konstruktsioonist, suudad ennast sügavamale vedada, sa saad rinnale palju sügavama venitus. Iseenesest tegelikult on hea masin, ta jookseb hästi ja vaatame siia. Kurat, siia ma küll ei tahaks väga istuda, siin on mingi kuradi, keegi on siia mingi portsu maha pannud, noh, vot siin võiks olla mingisugune, oota, ma lahendan, vana kool. Ega vaata, üks asi on see, et ma hädaldan, on ju. Teine asi on see, et näed, ma sain siia mingi lehekese, ma panen selle ilusti siia peale ja ilmselgelt see liigub ära ja siis ma kõnnin pärast, ma istun tangiautos ja siis ma möllan seal ja siis tankil on seal, võib-olla tuleb mingisugune tütarlaps pärast õhtul ja ütleb tangile, et kuule, et tänane romantiline öö jääb küll nüüd selle pärast ära, et sinu kuradi auto iste on mingeid rõvedaid asju täis. Ma tahan lihtsalt proovida, ma vaatan, ahah, see on keha raskusega. Nii, tank sorry. Nii, hopp ja tagasi. Hopp ja tagasi ja jällegi, noh, ma pean kurbusega ütlema, et okei, et kui see nüüd nagu lastele oleks, siis lapsed kaaluvad veel vähem. Ja noh, siin nagu ei ole nagu okei, kui sa ühe käega tõmbad, siis hakkab midagi looma. Ma arvan, sa 50 kordust teed ja siis teise käega ka. Nii, et teise käega ka, noh, 50 kaupa. Eeldusel, et see pink on sul puhas. Ja kuule, sain puhtalt ilusti. Ma juba mõtlesin, ma pean kuradi tanki vaikele pärast aru andma, mis juhtus. Et ja näed, vaata, ta nii lihtsalt käib, et noh, masin iseenesest jookseb hästi, mingit kriuksumist ei ole. Aga ta jääb natukene, ütleme, kahe käega tõmbamiseks, ta jääb ikkagi lahjaks. Ja vaatame siin nüüd jällegi võtme küsimus, kui hästi see masin töötab, kui sügavale. Vaata, mina, kes ma enne olin Ulilas, siis Ulilas olid need palju hirmsamad ja siin ka ei ole. Mõnes on, taha läheb. Jah, tal on see ikkagi mingisugune selline piire, siin on need piired olemas, et ta päris lõputult ei käi. Aga iseenesest niimoodi, et kui sa niimoodi teed, siis ma tunnen seda tuhara osa päris hästi. Jällegi, ma tunnen, ma juba mõtlen endamisi selle harjutuse ajal, et milliseid stringe ma peaksin, no kui ma oleks naisterahvas loomulikult, et milliseid stringe ma nüüd endale peaksin nagu valima, et on mida näidata. Ei, see nüüd ei ole, ärge nüüd sõbrad aru saage, et ma nüüd mingi 10 minutit, mitte 10 minutit, 10 sekundit ja mul on juba kannikas nii prink, et ma lähen springide järgi, aga põhimõtteliselt, kui sa siin nokitsed vaikselt iga päev, teed mingi 10-15 minutit, ma arvan, et on päris hea. Nii, vaatame, siin on nüüd 2 asja. Esimene on siis, tead, ma alustasin sellest, sest ma nagu praegu hetkel, ma arvan, et need on pedaalid lihtsalt üles-alla. Ahah. Vot sellist varianti ei ole ma küll näinud. Kuulge, sõbrad, Puhja rahvas suutis mind üllatada. Ja kuula, paned silmad kinni. Ja kujutad, sa oled mingisugune onupoeg Helmut, tuled sealt kaugelt metsa poolt ja sa kuuled sellist asja. Aga Helmut pidi ju pulma minema, kiriku on siin samas. Ja juba mõtleb, täitsa pekis, ma jäin hiljaks, kiriku kell juba lööb. Ja siis ta paneb siin hirmsa valuga ja siis vaatab mingi puhjakas möllab, siin on ju peapäel on lihas on punnis on ju. Ja siis Helmut vaatab, jumala lahe, et noh, ikka jõuan õigeks ajaks. Oota, ma mõtlen veel korra. Tegelikult vaata, kui sa siin seda tasakaalu, näiteks võtad selle ülesande, et tasakaalus hoida, siis tegelikult see annab lisaväärtust. Sa võid siin täitsa vabalt tiksuda mingisugune 5 minutit ja siin töötavad ka väga paljud lihased. Et tegelikult väga huvitav asi. Ma ei saa seda maha kanda, see pigem on väga selline positiivne, et selline aparaat siin on. Siin nüüd on siis kas alaselg või siis kõht. Või ma vaatan üldse alaselja osas, ma olen natukene skeptiline. Lähed siia alla ja lähed ülesse ilusti. Tahad öelda mingit lisaraskust ka käes. Aga ta jääb natukene, võib-olla natuke madalaks alaselja jaoks. Aga see osa siis, nii panen varbad taha
no natuke ohtlik on. Ta on natuke ohtlik, et ma ei tea, ütleme kõhu jaoks ta jääb natukene liiga, et ta on pigem ongi ikkagi alaselg. Sellepärast, et siia sa neid varbaid väga taha ei pane. Ja eks see kõik on nagu harjumuses kinni, aga mina nagu siia väga nii reipalt peale ei tormaks. Aga vaatame edasi. Oota, seda me vist ka ei proovinud või proovisime juba või? Selle proovisime ära. Siin põõsastes, siin on hea värk, siin on, ma ütlen teile. Stepper ja see ei ole lihtsalt stepper. See on maskeeriva kulturisti lehise stepper. Näete, siin on lehise oks on ilusti. Ja töö käib ja jälle niisugune veider asi. Ma arvan, et see on, vaata, meie mingisugune tehakse mingi film. Sisejulgeoleku vend on lehise taga niimoodi jälgib, vaata, kes seal poe juures on. Ja ta teeb midagi lihtsalt. Visuaalselt, vaata, kohalikud teavad, et see stepper nagu nii väga ei tööta, aine. Aga tema ei tea, tema arvab, et kui ta nüüd seda aparaati teeb siin, töötab sellega, piilub niimoodi vaikselt ja luurab lehise tagant, et siis on nagu see osa, kus ta jääb nagu märkamatuks ja keegi ei pane teda tähele. Ja no oleme ausad, kui sa nagu musta ülikonnaga tuled mustade prillide ja mingisuguse raadiosaatjaga, siis tegelikult kõik märkavad. Aga see selleks... ma ei tea, ausalt, no ma ei julge seda soovitada. Panen tee kõndimist ja naudi elu ja siin siis... Siin on siis... Kurat, ma teeks sellega kõhtu jalad siia taha, siia alla ja tagasi ülesse. Ma ei tea, no... Ma ei tea, kui ma kõhtu teen, siis ma teeks ise pigem rippes kuskil, tõstaksin jalgu. Et siin on nüüd see variant ka, et sa oled selili, hoiad sealt kätest kinni ja tõstad jalad ülesse. Et aga ma ei tea, ta on mingi plangu peal, ma praegu ei hakka seda tegema, et noh, midagi saab teha. Siit paistab mingisugune asi. Oota, ma pean nüüd korraks aja maha võtma. Samas, kui sa siia istud, siis... Vaata, nüüd on küll see osa, kus nagu... Oota, aga ma proovin siis niimoodi. Sõbrad, andke mulle andeks, aga... Ei... Kuule, võib-olla siin on midagi pekkis. Oot. Seda ma ei saa ju ära. Et iseenesest nagu... Ma ei tea. Ma jään ausalt teile, sõbrad, vastuse võlgu, et see on siuke... No ma eeldan, et see on kätele. Samas ma nagu ei saa aru, miks see osa siin kulunud on. Praegu nüüd mingisugused puhjakohalikud atleedid vaatavad. No mida vend, nagu mida vend, nagu. Ei, oot. Huvitav asi, et ma nagu ei ole. Ma arvan, et see on eriti mingisugune ürgaegne, siia paned mingisuguse, siin käib mingi köiega on kuidagi seotud, siia pannakse mingisugune tort või ma ei tea, mis asi, siis see on mingisugune katapuldi eelkäija või... Oota, aga äkki me oleme üldse... Ei ole, rohkem nagu ei ole, ta käibki nagu niimoodi. Sõbrad, ma jään nagu täiesti lihtsalt tõstan käed ülesse ja ma ütlen, et ma loodan südamest, et minu nüüd kulturismikarjäär siin selle koha peal läbi ei saa. Et ilma selleta vast on ka lootust veel mingisugune vorm teha, aga praegu antud juhul nagu istuks ja kõik nagu peaks nagu olema, aga siin on nuputamist, et ma arvan, et see on tänane öö on see, kus ma hästi ei maga. No see võiks ju eeldada, et see on see vana hea tõmme. Sa paned jalad siia, tähtsest laiemalt veel, tõmme ja ongi, see on see sama aparaat, mida me oleme juba tegelikult näinud ka Põlvamaal, et siin see osa üli hästi venitab selga. Opa ja tagasi. Väga kindel soovit. Selja venitab. Jällegi, kui sul on kerge, sa võid lihtsalt rohkem tõmbeid teha, aga lase lõpuni välja käed sirgeks. Selg töötab väga hästi. Nii, siin on veel paar asja jäänud. Need on vist tuublis. Jalg. Ilusti see asendi. Surud ja tagasi. Surud ja tagasi. Ja ma pean ka tunnistama, et päris hästi läheb. Päris hästi võtab selle jala. Jällegi on see, et
Reie 4 pead tunnen, reie tagaosa, tuharaosa. Noh, kes on sellised vennad, kes teevad siin mingi 200 kiloga kükke, on ju seeriaid, siis nendele ma soovitan, aga tee 200 kordust näiteks sellega. Ma arvan, 200 pealt tõmbab ikkagi jala all tudisema ka, et töö käib iseenesest. Töö käib, ma ei saa öelda, et see tegevus oleks kuidagimoodi selline pointless, et väga, ma arvan, teine on samasugune, ma hakkan proovima. Ja näete, siin on jällegi inimene on siia oma riided unustanud või jätnud või et kus me nägime Himastes oli ju see koht, kus oli riided maas ja siis ma just täna panin postituse Himaste kohta, et seal tegelesid inimesed kulturismiga või millegi sellisega, et siin on ka keegi oma dressika jätnud. Ja onu tiktak jälle tuleb, onu tiktak, aine. Aga jumala hea harjutus. Töötab ja ma juba tunnen, kõhupõiklihas kasvab. Kõhupõiklihas kasvab väga hästi. See on nagu tegelikult väga hea harjutus. Ja see nüüd on siis vastukaaluks ilmselt kehapöörded. Ja siin ei ole mingit piirang. See oli ka vist seesama Himaste saal, kus ei olnud, seal oli mingisugune nii, et said ainult mingi nurgani ja siis tuli nii-öelda sein tuli ette, aga töötab väga hästi. Nii. Aga kui see nagu ütleme, silmadega üle selle platsi lähed, siis tegelikult väga vinge. Väga vinge, kõik on nagu olemas. Ainuke jah, keda ei ole, on noored jällegi. Et täna me käisime selles Ilmatsalus. Ilmatsalus oli küll nii, et ühed noored läksid, järgmised tulid. Et väga äge, seal on näha, et see kogukond on kuidagi aktiivsem, lapsi on rohkem, noored on aktiivsemad. Siin on üks poiss on seal, ärme seda hakka näitama, ta on ratta juurde, seal üks 2 piigat tulevad siia, ühel on joogipudel kaasas. Ära neid ka filmima hakka, aga nad tulevad tõenäoliselt siia poole. Nad vaatasid meid, mõtlesid, et täitsa pael. Sellised atleedid on siin, kurat, need ajasid lati kõrgeks. Ootame, kui need vennad ära lähevad ja siis võtame selle välijõusaali vaikselt üle. Ja me ei hakkagi ka enda poolt nagu neid nagu häirima. Las nad tulevad ja teevad, oluline ongi see, et toetage, või siin ütleme, kellel on lapsed, toetage lapsi, käige ringi, avastage seda emakest Eestimaad ja välismaale satute samamoodi võite. Ma olen käinud Poolas, USAs väli nendes saalides. Väga äge. Vaikselt nokitsed, ma vähemalt teen midagi, ma liigun, ma ei virise, ma ei lähe paksuks ja inet. Et ma olen ilus. Et ma just eile rääkisin kellega, ma ütlesin, et vaata, igale inimesele on antud, keegi on nagu, kes on ilus ja kes on andekas ja kes on tark ja te ei kujuta ette, milline raskus minu õlgadele. Ma olen kõik selle endale saanud. Teistel ei ole nagu midagi sellist ligi lähedane. Ja ka te arvate, et ma olen õnnelik. Ei ole. Nüüd läks asi läks nagu lappesse. Aga ma arvan, et teilegi need kõik selle saate ära vaatasid lõpus mõtlesid, tühja, aga las ma jahutab edasi, et see on tegelikult, see on kõrvad puhkavad, et natuke spordile vaheldust, hingele ka midagi. Aga olge tublid, ma loodan, et tüdrukud nüüd ikka nad kõnnivad siin vaikselt toimetab, kurat. Nii kõvasti panin pange praegu. Mina arvasin, et tuleb spordisaali, aga natukene ütleme tüdrukud, kes peaksid tulema spordisaali, tulid hoopis metsa alla limonaadi ja saiakesi sööma, et mis siis ikka on, aga loodame, et nad vaatavad seda saadet ja mõtlevad, tunnevad ennast ära. Tegelikult mulle just näidati ette kõik asjad ja ma võiks tegelikult ikkagi pühenduda rohkem spordile. Ja küll sõbrad, olge tublid, me läheme edasi, ma ei tea, kus me järgmisena läheme, me oleme praegu Puhjas, et kuhu jalad viivad, sinna me läheme ja sinna ka kuhu kutsutakse. Olge te tublid, jälgige visasid, vendasid, vaja kommenteerige, kui ei ole vaja, ikka kommenteerige, likeige ja jagage ja tehke igast asju. Aga me läheme edasi, ilusad, mõnusad suve jätku.